Vanavanemate päev on väga tähtis päev, sest siis saab kirjutada vanaemadest ja vanaisadest. Ma mäletan, kui ma olin vanaema juures nädal aega ja iga kord, kui hommikul köögis käisin, ütles ta mulle tere hommikust ilusa naeratusega, mis tegi mu hommiku 1000 korda paremaks. Sel nädalal mõtlesime koolis pisut enam oma vanavanematele kui mõnel teisel nädalal. Me rääkisime teist, meenutasime toredaid seiku koos, kirjutasime südamesse kirju, kujutlesime, kuidas vanaemad köögis toimetavad ning süüa teevad. Joonistasime kaarte ning arutlesime, kuidas vanaemade ja vanaisade koolipäevad võisid välja näha. Minu vanaema on väga tubli, ta aitab mind koolitöödega, paneb õpikutele paberid ja aitab kooliraamatut kujundada. Mu vanaisa sünnipäev oli väga lahe sündmus, kuna sain seal esimest korda elus traktoriga sõita. Aga see oleks olnud ka lahe ilma traktorita. Verevärten vuurinaga, ketra kopp nüüd kiiruga, ketra hästi kergelt, aga hoogu sulle annan ma. Vere saa kiiruga, hoogu sulle annan ma. Vere saa kiiruga, hoogu sulle annan ma. Tuleb õuest tuppa ema, leiab Pärtna veremas. Küll siis kohe aimab tema, kellest abi kasvamas. Rõõmuga aimab ta, kellest abi kasvamas. Rõõmuga aimab ta, kellest abi kasvamas. Küll siis kohe ketrajale isa vokki ostab ka. Konna annab ema talle peeneks nõngaks ketrata. Vere saa kiiruga, hoogu sulle annan ma. Vere saa kiiruga, hoogu sulle annan ma. Kui ma mõtlen oma vanaisale, siis ma mäletan, kuidas ta mängis minuga ja kallistas mind. Ta oli nii armas mulle. Ma armastasin teda väga. Mäletan hästi seda päeva, kui vanaema läks Saksamaale tööle. Peaaegu oleks ta lennukist maha jäänud. Olen temaga palju videokõnesid teinud. Ootan väga seda päeva, mil ta otsustab Eestisse tagasi tulla. Minu vanaema on alati mulle abiks olnud. Ma mäletan seda, et kui ma väike olin ja kui ma nutsin, siis ta laulis mulle ühte jänese laulu. See laul tegi mu tuju alati paremaks. Ta alati aitas mind, kui mul oli emaga tüli. Ta põhimõtteliselt aitab mind kõigega. Mul on eriti meelde jäänud see kord, kui vanaema tegi mulle suitsulõhed koos pannkookidega. Mu vanaema on tark, viisakas, vana, hea kokk, hästi käituv, rikas, hästi hindav, isik, kellega ei hakka kunagi igav. Kui ma mõtlen oma vanaemale, siis ma soovin, et ta teeks mulle pirukaid, mis alati maitsevad imeliselt. Kui ma mõtlen oma vanaemale, siis ma mõtlen, kui me voolikuga üksteist pritsisime. See oli väga lõbus. Sa oled armas mulle. Mul on 2 vanaema ja vanaisa. Nad on väga toredad, nad viivad mind igale poole. Minu vanaema teeb alati hommikusöögiks pannkooke ja minu vanaisa on väga tark ja naljakas. Mul oli kunagi ka teine vanaema, siis kui ta veel elus oli. Käisime marju korjamas. Mäletan, kui sõitsime poodi niimoodi, et olin tema rattakorvis. Isane poeg läksid kõndima, künka taha kaugele. Hanema hüüdis ka ja hüüdis tuli tagasi. 4 hanepoega läksid kõndima, künka taha kaugele. Hanema hüüdis ka ja 13 tuli
koeraga jalutamas käia ja igal pool käia, näiteks Tartu Rahakeskuses käisime. Ma räägin enda mõlemast vanaisast ja enda mõlemast vanaisast. Ühe vanaisaga ta on väga kuulus, sest ta kasvatab üle 200 siireli ja tal on mesilased, tal on kass, tal on viinamarjad, tal on tšilli, tal on igasugused. Teise vanaisaga me oleme ta juures päris palju sugulastega. Ühega me meisterdame seal puidust asju, näiteks oleme juba laua ehitanud ja puuonn on seal ja teeme seal moosi, sest seal on väga palju põõsaid, millest saab jälle moosi teha. Vanaemal on isegi kass endal ja talle meeldib teesi teha ja minu vanaema on tore sellepärast, et kui me tal külas käime, ta elab Tartus, siis kui me tal külas käime, siis me käime väga tihti näiteks kuskil Aasial või Eespaasial. Käime nagu hästi, kuna ta elab täitsa Tartu kesklinnas, siis me käime hästi paljudes ägedates kohtades, aga kui me elame kodus, siis me elame Tallinnast mingi 10 kilomeetri kaugusel, nii et me väga tihti ei käi linnas mingeid asju tegemas, mõnikord käime, aga vanaemaga me teeme seda kõige rohkem kindlasti. Et mulle meeldib koos enda ühe vanaemaga, kes elab Hiiumaal Kärdlas, Hiiumaa ainukeses linnas, elab seal ja siis ta annab mulle mõnikord kommi. Ja siis teine vanaema on ka hästi lahke nagu, annab mulle saia ja siis ma saan enda ühe vanaisaga juttu rääkida hästi palju nagu. Mis asjadest te räägite? Räägime maast midvast. Ma räägin vanaisast, temaga me käime ATV-ga sõitmas ja metsas seeni korjamas, mida me isa-emaga ei saa teha. Kus ta elab? Ta elab Hiiumaal. Mina saan oma vanaisaga juttu rääkida. Kõik. Minul meeldib väga vanaemaga käia igasugustes muumites, näiteks viimati minu meelest me käisime Kikendi kökis ja seal olid üsna jubedad käigud ka. Ja vanaisaga mulle meeldib väga näiteks siis kui me ööseks seal, siis ta loeb mulle seal ja siis mulle meeldib seal väga meisterdada. Siin on mõistatus. Kui sa ära mõistatad, siis saad teada, mida ma tahan sulle öelda. Pane tähed ja sõnad õigesse järjekorda. Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda. Sinusse usun, kui kindlasse linna ära, siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevaste taha. Küllap siis seda on vaja. Tahan ja tahan, nüüd taevaste taha. Selleks mul sindki on vaja. Mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja. Mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu
elu vaja, sinu rahu vaja mul on. kui ma oma vanaisa meenutan, tuleb mulle meelde kalapüük, kui ta ühe kala kätte sai, aga siis kogemata vette kukutas. Hiljem sai ta kala peaaegu kätte. Mäletan, kui mängisime vendade ja vanaisaga öösel taskulampidega peitust. See oli väga tore ja me leidsime palju lahedaid peidukaid vanaema ja vanaisa aias.